see sama tsikkel, mis siin täna on, et see on nüüd siis see, millega sa kihutasid MM-il? See on samasugune. Samasugune, okei. See on see tsikkel, millega ma kihutasin kodus, mis on siis trenni mootorratas ja millega ma sellel aastal sõitsin Pärnu suure rekordi. Nii et selles mõttes ma arvan, et tsiklile võib ka ühe kõva aplausi teha, et see on suure töö ära teinud. Ennem kui võib-olla natuke detaili läheme, me siin ennem sinuga vestlesime ja sa tõid ühe väga huvitava ma arvan fun facti välja, et ma küsisin, et kui te seda tsiklit siia üles tõite, et palju see tsikl kaalub. Sa ütlesid 164,2. Et 164 miinimum ja siis sa mainisid ühe huvitav asja, et ütlesid, et Austraalias oli tsikkel alakaalus olnud ja siis te olite ehitanud siin ühe sellise huvitava vidina juurde, et räägi, mis asi sinna siis nüüd nagu juurde lisati? See on jah, see võib-olla kirjeldab üsna hästi meie kogu hooaega, et kui me siit kodust lähme kas siis lennuki peale, Austraaliasse lennukiga, hooaja keskel saime hakata autoga käima, aga kui me kolmekesi lähme, kus on siis mina, Heleda Pintsakuga mees seal lauas ja Andres Kaabel, siis, kes on mehaanik ja selline tugiisik natuke, et kui me kolmekesi lähme, siis natuke siuke maailmavallutaja tunne on, et mina ja maailm ja lähme nagu sinna kogu selle suure maailma vastu ja Austraalias oli mootorratas alakaalus ja oli vaja neljapäeva õhtul teha kiiresti midagi, mis siis 3 kilo juurde annaks mootorrattale. Ja siis seesama Andres, keda täna siin ei ole, tema leidis kuskilt vana aerosoli purgi, leidis terve suure hunniku veljetina, siis, millega tasakaalustatakse ja tegi nendest komponentidest sellise lisaraskuse, mida me üritasime parandada kuni hooaja lõpuni, aga ei suutnud. Et iga variant, mis tuli, küll oli liiga kerge, küll ei mahtunud ära ja selle nagu siukse leidlikkusega võib-olla me üritamegi seda ülejäänud suurt maailmat lüüa. Rääkides sinu sellest hooajast, sa ütlesid, me oleme sinuga raadiosaate tarbeks intervjuu teinud ja siis sa mainisid seal ka, ütlesid, et tegelikult te tegite aasta alguses väga palju sellist seadistuse tööd ära ja see tegelikult hakkas aasta lõpus kenasti tagasi tooma, ehk siis nii-öelda nagu intresse saite aasta lõpus võtta, et räägi sellest natuke lähemalt. Jah, kui me siin enne rääkisime ka Krossi ja Enduro meestega, et see ringrada on kuidagi selles mõttes teistsugune ala, et seal on sellest mootorratta hästi väikestest asjadest on hästi suur, nagu see tuleb suur muutus väikestest asjadest. Et kuna ma see aasta alustasin esimest aastat sõitsin Yamahaga, muidu olen igipõline Honda mees olnud, et see Yamahal mõjutavad natuke teised asjad, seda sõidutunnet ja seda, kui kiiresti see mootorratas sõidab ka Hondal ja need olid need asjad, mida me natuke pidime aasta alguses õppima. Et kuigi me saime kodus ja Pärnus siis Auto24 ringil saime suure töö ära teha ja sõitsime tegelikult väga kiiresti, siis me ikkagi ei suutnud MM-ile kaasa võtta kogu seda tarkust ja kogu seda infot, mis me olime kogunud või me ei suutnud seda tõlgendada siis MM-i radadele vastavaks, aga aasta lõpuks me siis tõlgendasime lahti enda jaoks selle ja see viimane etapp, kus ma Portugalis kuivaga poodiumil olin, see oligi esimene kord, kui see mootorratas oli tegelikult täpselt samasugune, nagu ta oli olnud kodus ja see nagu näitas tulemustes ka. Ehk et mõnikord tuleb käia selline suhteliselt pikk tee, ma ei ütle, et ta nüüd vales suunas on, aga ühte teise suunda selleks, et lõpuks aru saada, et see, kus sa olid, oli õige. Jah, et see palju parem on jõuda sinna kas siis tippu või etteotsa nagu raske töö tulemusel ja teada, miks sa seal oled, kui see, et sa oled selline, sähvatad sinna ette, tegelikult ise aru saamata, miks sa oled kiire, miks sa oled tugev, et sa oled palju kindlamalt kahe jalaga maa peal, kui sa oskad siis oma tööd hinnata.
sa sõidad Soome tiimis Kallio Racing. Palju see aitab kaasa, et tegemist on soomlastega ja tegelikult ma arvan, et me oma sellist mõttemalli jagame nendega suhteliselt palju, et me oleme sarnased. Me oleme sarnased jah, me räägime vähe ja mõtleme rohkem. Et mul on ka kogemusi, nagu ma arvan paljudel sportlastel siin, et on kogemusi ka nende eksootiliste maade siis inseneride, mehaanikute, meeskondadega, kes siis nad vahel räägivad rohkem, kui nad tegelikult teavad, aga nad räägivad seda väga veenvalt ja see on jah, see on mõnes mõttes on see tõesti eelis, et see on Soome meeskond, Eesti mehed, meil on nagu ka ühine missioon siis minna ja teha. No, öeldakse, et võib-olla mõnikord spordis üks mingisugune selline tulemus on sinu selline, ma ei tea, sinilind või mingisugune selline asi, mida sa püüad. Kas sinu jaoks see poodiumi koht oli selline sinilind? See oli kindlasti andis enesekindlust juurde. Kui sa sinnamaani arvad, et sa oled piisavalt kõva mees, et seal olla, siis see lõpuks nagu natuke tõestab kõige rohkem iseendale, et kõigile teistele see tõestamine on nagu teisejärguline, et siis kui ise hakkad aru saama, et sa pead seal olema ja väärid seal olemist, et siis see kõik läheb nagu palju lihtsamaks ja palju, nagu see oli ka tulemustest, et siis kui see esimene tuli, siis neid tuli riburada pidi 3 tükki järjest aga see on ka selge, et süües kasvab isu ja see ei ole nagu kuskilt otsast lõppsihtpunkt, et 3. on tore olla, aga 2. ja 1. koht on veel kõrgemal. Nõus, ja see on midagi sellist, mida saab järgmisel aastal juba püüda. Eesmärgid on paigas. Kindlasti. Super, Hannes. Aitäh sulle! Aitäh!